Tere sõbrad, 4. saade Business Bridge Estonia. Mina olen Dmitri Kulikov ja me räägime siin ärist, rahast, otsustest ja vastutusest. Täna mul on külas Kai Kraševski, kes on finantskonsultant, projektide konsultant, toetusfinantseerimise konsultant. Me veel selgitame, millega ta tegeleb. Aga tema tunneb väga hästi seda finantselu, kuidas see käib ettevõtetes ja millise rahastuse vajavad meie tänased ettevõtted. Tere Kai, aitäh, et tulid külla. Tere Timo, tänan kutsumast. Nii, alustame, et kuidas sina sattusid raha ja numbrite maailma? Jaa, tegelikult see tee sinna ei olnud kuigi sirgjooneline, et mul on kombineeritud haridus, ma õppisin hoopis midagi muud alguses. Ma õppisin Tartu Ülikoolis, mul on Tartu Ülikoolist vene kirjandusest magistrikraad ja kuidas ma sinna sattusin, oli see, et Tartust pärit sellisest heast Eesti perest, ise arvan. Isa oli mul joonestaja, projekteerija ja ema algklasside õpetaja, pikaaegne õppeala juhataja. Ja ema ütles mulle alati kodus, et ükskõik mis keelt sa õpi kõik väga hästi ära, sest et keeli pole muidu mõtet üldse õppida, et see on ajaraisk. Ja siis ma hakkasin väiksest peale õppima, kui vene keelt õppisin koolis Tartu Mart Reiniku gümnaasiumis, õppisin alati sõnad ära ja kõik, mis anti. Ja vene keel oli tollel hetkel kõige ebapopulaarsem ilmselt ainekoolis, sest ajad olid väga suurtes muutustes ja äkki siis oli oma keelerühmas tekkis mul selline peajagu üle hüppe teistest, et ma olin ikkagi kõige parem sisuliselt selline edulugu ja siis, kui tuli see hetk kätte, et mida nüüd siis ülikoolis õppida, mis see 18-aastane ikka nii väga teab, mida õppida, siis mina mõtlesin, et mina õpin siis vene filoloogiat või semiootikat. Isa joonestajast isa küll ütles, et õpi ikka majandust, aga ma isa kuulda ei võtnud tollal. Ja siis lõpetasin vene kirjanduse eriala, siis kirjutasin veel semiootika ja kirjandusteaduse kokkupuute kohas Juri Lotmani linna teksti kontseptsioonist magistritöö ja isegi kaalusin korra doktoriõppesse jääda, aga siis ikkagi see huvi ei tundunud nii sügav ja tundus ka, et see teaduskond või osakond üldse filoloogia ja filosoofia teaduskonna talane Tartu Ülikoolis tundus pidevas rahanappuses, et otsustasin ikkagi edasi liikuda. Kolisin tööalaselt Tallinnasse ja siis mingi aja pärast sain aru, et nüüd tuleb midagi juurde õppida ilmselt. Mida ei olnud päris selge, siis üks lähedal seisev isik ütles, et kuule, aga mine ärikooli. Et ärikool toob alati tagasi. Minul polnud ärikoolis mitte mingit teadmist, et mis see ärikool endast kujutab. Aga läksin siis mõeldud tehtud, läksin Estonian Business Schooli lehele, veebilehele vaatasin selline, et kui mul on bakalaureuse kraad milleski muus, et MBA kursus mulle sobiks ja mingi stipendium oli ka, seal taotlesin ja sain siis stipendiumi väiksema õppemaksuga õppeks ja hakkasin siis õppima kõige muu kõrvalt. Ja siis algas nagu täiesti uus lehekülg, et siis tuli see uus konsultatsiooni teema minu ellu tasahaaval. Et esiteks see oli täiesti teistsugune õppe võrreldes akadeemilise ülikoolina ka kaasuse põhine lühikeste tähtaegadega ja hoopis teine seltskond, ja siis ütleme, et tegelikult kõige muutvamaks sai ilmselt siis sellise legendaarse õppejõu Ülle Pihlaku loeng Äriplaan ja teine loeng ettevõtte diagnostika, kus tuli siis koostada äriplaan, ärimudel, toimiv ärimudel kõikide turu-uuringu läbi prognoositud, arvestatud tulu ja kulubaasiga ja see siis äriplaaniks vormistada ja ka auditooriumises kaitsta. Et see protsess meeldis mulle nii väga, et ma hakkasin mõtlema, et võiks ju sellega tegeleda ja samas siis see minu ümber olev seltskond, kes sellel kursusel olid, hoopis jälle teistsugused inimesed, sest minu sellest perekondlikust taustast mulle ettevõtlusega igasugune kogemus puudus.
et need uued sõbrad, kes sealt tekkisid ja nende pereliikmed ka, ütleme nii, et see tekkis selline kogukond, et siis selline ettevõtlik vaim ja hoopis uued tuuled puhusid seal. Et otsustasin, et hakkan seda tegema ja oma kursusekaaslastele Jaan Pordile ja Neemele müüsin siis esimese äriplaani seal samas, sest et nemad alustasid oma arhitektuuriettevõtted, pinnearhitektid, kes on täna siis Eesti tipus ikkagi oma sektoris. Ja nii see hakkas pihta siis tasahaaval sealt. Sa töötasid erinevates ettevõtetes, konsultatsiooniettevõtetes, Civita ja veel kuskil. Kuidas sa sinna sattusid? Ei, no siis oligi, et 3 erinevas konsultatsioonibüroos, alustades ühest väga väiksest, siis palju aastaid Exedea konsultatsioonibüroos, kus oli siis 3 kontorit väiksemat Tallinn, Helsingi, Stockholm ja siis edasi juba läbi selle ettevõtte müügi Civita kontsernis mingi aja ja täna olen jõudnud siis oma arenguteel, et jõudsin välja noorem partneri tasemele mõlemas selles viimases ettevõttes, et täna olen jõudnud siis ise ettevõtjaks, et olen samas valdkonnas väike ettevõtja, aga noh siis kuidas siis seal hakkasin siis pakkuma toetusvaldkonna konsultatsiooni, aga päris ruttu tekkis ka see uus suund, et minu enda isiklikus kontekstis, et minust sai ikkagi B2B müüginaine ka, mis kui mulle keegi oleks kooli ajal öelnud, et ma hakkan mingisuguseid teenuseid kellelegi müüma, et ma reaalselt tegelen müügiga ja tihti ka sellise cold call või täiesti puhtalt kontakti võtmisest müügiga, siis ma poleks seda uskunud. Aga nii see läks ja see oli veel tegelikult selline kõige suurem eduelamus võib-olla, sest müügi edu tihti paneb silmad särama, aga siis ma ikkagi ka neid samu projekte tihti ka konsulteerisin ise siis või koostasin. Kuidas sa ise nimetad enda ametit? Kas see on finantskonsultant, kas see on toetuste, rahastuse toetuste konsultant või kuidas sa ise ennast nagu pakud? Toetusvaldkonna konsultant ja selles mõttes, et mis see tähendab, mis sa teed? Ärimudeli konsultant, et selles mõttes minu poole pöörduvad ettevõtted, kui neil on mingi arendusprojekt ja neil on vaja selleks rahastust. Et mõnikord neil on välja vaadatud mõni toetus juba, millest nad on kuulnud, nad ei ole võib-olla 100% kindlad, kas see haakub. Teinekord ei ole sedagi, eks ju, et on juhatuse koosolekul vastu võetud selle või järgmise aasta investeeringute kava või mingi suurem arenguplaan või uuele turule minek või tootearendus. Ja nad otsivad sellele rahastust, et kas siis riske maandada või siis üldse see võimalikuks teha. Et siis pöördutakse, kes teavad ja mina aitan siis, kui ei ole teada, mis rahastus see võiks olla, selle rahastuse leida, vaatan läbi need tingimused, mis on ka nende taotlemisprotsessis hindamiskriteeriumid, kas need ettevõtted ja nende tulemusnäitajad ja üldse nende taustsüsteem võiks sellele vastata. Aitan taotleda. Kui see on päris uus asi, siis sisuliselt aitan tihti ka ärimudelit välja mõelda või välja töötada. Esitan kriitilisi küsimusi ja siis hiljem olen ka kindlasti nagu vahelüliks rakendusüksuse või rahastaja ja taotleja vahel, kes aitab kommunikeerida lisainfot, vaja siis astub läbirääkimistesse mingi või siis selles mõttes ikkagi esitleb seda ettevõtet või aitab seda teha või vastab lisaküsimustele ja kui vaja, siis juhin ka projekti ja koostan aruandlust, kui on vaja. Aga teinekord ka pankadega võib see töö olla. Mis summadest me räägime, mis on sinu kõige väiksem summa taotletud või saadud toetus ja kõige suurem võib-olla? No kindlasti meid huvitab kõige suurem on, ma arvan, kui õigesti mäletan, oli 17 miljonit eurot, mis kahjuks ei läinud küll elluviimisele, aga positiivse otsusena, toetusotsusena see raha oli. Mis elluviimisele läinud kõige suurem vast on 8 miljonit. Aga miks ei läinud ikka? No nagu äris ikka, kas investor hüppab alt ära või on määramatusi. Aha, et see oli nullist. Fond andis raha, aga ettevõtja ei suutnud ise seda raha nagu realiseerida. Sest et igas toetusprojektis on alati mis sellest, kas me võime sellest rääkida? No võime, nimeliselt ei hakkaks mainima liimpuidu tootmine. Mis seal juhtus?
Et inimesed eksivad selles mõttes, me räägime siin sellest, et kuidas teised ei satuks ämbrisse uuesti, nagu, kas me saame seda korrata. Kuna oli tegu nullist äriga, alustava äriga, mis on alati riskantsem, siis siin ikkagi ei leitud neid investoreid lõpuks taha nii palju oma finantseeringu katmiseks, kui vaja oli. Ja väiksemas mahus sellel ei olnud mõtet. Või vähemalt nii nagu plaanitud oli, ei oleks see siis saanud ellu. Et kui 17 oli, ütleme, toetuse summa, siis oma finantseering oli 5 miljonit või midagi sinna kanti või 3 Täpselt miljonit. ei mäleta, jah. Aga ikka suur summa, jah. Suurem kui 3 miljonit. Kas sa näed ettevõtteid pidevalt, on ju erinevaid. Kas neid selliseid, mitte selliseid, kas probleemid korduvad neil? No eks ettevõtjatel on ikka sarnased probleemid, on kohati on likviidsusprobleemid, on probleemid, et ja rahavoo probleemid on mõnikord mingite riigiasutustega probleemid, hankijatega võivad probleemid olla erinevad, jah, aga eks nad ikka korduvad, jah. Mis on kõige sagedasem viga, mida juhid teevad rahaga? Kuna siin mina olen ikkagi nagu kõrvaltseisja, et ma kõike seda siseprotsessi ei näe, aga mingi pilt on mul ilmselt tekkinud siiski. Eks ilmselt ikkagi võib-olla ollakse teinekord üleoptimistlikud või on rahavoog valesti prognoositud või siis eriti, kui on väga suured investeeringud, mis on suunatud eksporditurgudele, mis võivad võtta aega ja olla mingitest teistest asjaoludest mõjutatud, siis seal tekib see auk, kus võib-olla see müük ei tule nii kiiresti peale, kui arvati, aga palka on vaja maksta ja pangale on ka vaja tagasi maksta, et seal on sellised riskid, mida ma olen ikkagi näinud. See ongi likviidsuse probleemid. Kuna me räägime... Või kiire kasvu probleemid siis ka on olnud. Jah. Ei ole inimesi või ei ole tehnoloogiad piisavalt. Või selles mõttes, et müük käivitub tegelikult, aga müük ei käivitu selles tempos, kui prognoositi veidi aeglasemas tempos ja see veidi aeglasem tempo võib juba kätte maksma hakata teinekord. Sest kas sellele on katet, et sellele viivitusele? Kas oli mingi projekt, mis pani sind proovile? Mille projekti puhul sa oled uhke? Selles mõttes proovile, jah. Või vastupidi võib-olla, mis ebaõnnestunud. Mis on sul nagu meelde jäänud sellised? Ütleme niimoodi, et keerulised on projektid, kus on toetuse tingimused näevad ette teatud rahalised või mingid muud tulemusnäitajad, mis on vägagi mõõdetavad. Ja ettevõtte tihti ise ei suuda neid nii hästi prognoosida, sest tegelikult määramatust on suhteliselt palju. Aga minu toel me peame midagi prognoosima, et rahastusüksusele lubada seda justkui, mis tulemuseni me jõuame. Ja nüüd tegelikult raha ikkagi väljamakse võib siis olla seoses selle tulemusega. Et kui seda tulemus oleks nüüd oluliselt kehvem, siis tuleb kuidagi anda õige nõuanne, riskivaba nõuanne, millist tulemust me saame lubada, samas ta väga nagu nigel ka ei saa olla, ilma et toetus oleks välja makstud või siis ei kuuluks tagasimaksmisele pärast. Et sellised võib-olla sellised keerulised hetked on just need igasugused nüüd rohepöördega seoses need jalajälje arvutused või sellised mõjud, kus on ettevõtte tooteportfell on väga lai ja tegelikult ei tea täpselt, milline see müük kujuneb ja selle läbi ei saa ka täpselt seda võib-olla seda tootmise jalajälge niimoodi püüda ennustada siis mingi tulemusnäite võtmes, et see on teinekord päris keeruline ja siis kui see õnnestub, muidugi on hea tunne, et seal ettevõtjad ise vahepeal on päris sellise mõtlevad, et kuidas seda nüüd siis, kuidas me prognoosime seda, see ei ole lihtne. Aga on olnud naljakaid lugusid, mis ei ole võib-olla sellised
edulood, aga on olnud naljakaid lugusid algusaegadel, kus konsultatsioonis, mis nüüd enam ei juhtuks, aga kus näiteks mina kui siis noor konsultant, müügi läbirääkija pidin kunagi tegema telefonikonverentsi müügikõne India sellise IT-gigandi HCL Technologies erinevate kontorite otsustajatega Indiast. Ja siis see kõne algas ja ma saan aru, et see side on nii halb ja see india inglise keel on nii pehme, et ma ei saa poolest jutust aru. Ja minu poolest ma oleks pidanud ilmselt hakkama vastu luuletama, kui hea kolleeg Mikael Orgomees, kes oli Singapuris elanud, hüppas appi kiiresti ja võttis selle koosoleku üle, sest muidu oleks täiesti, sellest oleks mingi farss tulnud, aga nüüd on ka juba see india inglise keel on juba natuke parem ja nii edasi. Ja sellel omal ajal ka need siis eduelamused, kui noore konsultantina pidid minema müügi läbirääkimistena selliste maailma kontsernide võtmeisikutega, kes on vanad läbirääkijad juba ja siis see enam-vähem korda läheb, siis oli selline eduelamus küll müügiprotsessis. Kui kaua sa oled selles protsessis, kas sinnamaani, kui fond annab oma nõusoleku või raha ja siis sinu töö tehtud või sa pead ikkagi olla koos selle ettevõttega mingi tulemuseni? Selles mõttes see on, kuidas kokkulepped kliendiga on, et kuidas klient soovib, et kui ta soovib, et ma ka seal projekti juhtimises kuidagi osaleksin või aitaksin teda aruandluses, siis ma seda ka teen. Et see on vastavalt soovidele. See sõltub ka, kui keeruline see projekt on ja kui pikk, et sellised lihtsamad asjad ettevõtted teevad ise ära, kui asi on lihtsalt ühe seadme ostus või siis ei vaja sellist suurt tuge, et seal on nii tugevad tegijad juba ettevõtte poolt olemas, et seda ei ole vaja. Mis on kõige keerulisem sinu jaoks selles äris, kas inimesed, raha või ajasurve? Ma ei ütlekski, et midagi nii väga keeruline on. Võib-olla nüüd keerulisemaks on protsess läinud seoses selle rohepöördega, kogu taotlemise protsess, sest sinna on kestlikkuse momendid sisse toodud ja siis need riigi abi alused, see on juba väga bürokraatlik keel, need on järjest mitmekesisemaks läinud ja kohati see minu valdkond läheb juba võiks juba minna kuskile tehnilistesse teadmistesse ja kindlasti ka kestlikkuse temaatika paremasse tundmisesse, sest et aeg on selle sisse toonud selle teema. Ja siis sellest tulenevalt ma näen, et ettevõtjal endal teatud toetusi on järjest raskem ise taotleda ilma välise abita, et kui vanasti tegelikult on see ju tervitatav, kui ettevõte ise taotleb, et ei lase kellelgi konsultandid ära teha, siis ta teab ju ka veel täpsemini võib-olla, kui ta on selle asja sees, mille eest ta vastutab ja nii edasi. Sest tasuta raha pole justki olemas. On alati mingid tingimused, kohustused selle vastuvõtmisele, et siis, aga nüüd, kuna neid igasuguseid kliimamõju temaatikaid on nii palju sinna sisse toodud, siis see on keerulisem nüüd ikkagi. Et siis et mingi väljaspoolne ekspertiis kellegilt tavaliselt sinna sisse ka tuleb. Et kuigi mine tea, et seda üritatakse ikkagi lihtsustada, et sellest on Euroopa Komisjoni omnibussi paketis palju juttu. Teeme sulle väike reklaami, et kui näiteks keegi vaatab ja vajab sind, et kuidas on sinu töötasu välja kujuneb ja millega sa tegeled, millised fondid sa võid kaasata pankasid või kuidas sa endale teeksid reklaami? Ei, selles mõttes ma arvan, et minu poole võib täiesti pöörduda, et ma enamasti tegelen Eesti rahastajatega, aga tunnen ka põhimõtteliselt otse taotlemist Euroopa Liidust, aga seal mul ei ole nii palju, tihti pole aega sellega tegeleda, aga pigem võib ka pöörduda lihtsalt selliselt läbi LinkedIni, kui öeldagi, et mul on sellised arenguprojektid, siis ma vaatan ise, kus need Eesti rahastajatelt, kas EIS-ist, KIK-ist, PRIA-st, RTK-st, ükskõik kust, MES-ist, nüüd on EIS-il on uus innovatsioonilaen tulemas, et EIS on muutmas oma suunda tegelikult üldsegi. Et kõik need teemad on mulle tuttavad, et ma nendega tegelen, et ma tegelikult aitan ikkagi kliendil selle õige leida ka ja toon välja, mis siis on need võimalused ja millised riskid või siis tingimused on
või kohustused sellega kaasnevad. Kas on sul mingid eelistused harude mõttes, ma mõtlen, kas või teadmised rohkem või? Ei saa nii öelda, kuigi ütleme niimoodi, et on läinud niimoodi, et ma olen kõige rohkem teinud tööstuse projekte, sest et eks ka palju toetusi on tööstusele suunatud ja näiteks söögi ja toidu ja joogitööstus on olnud üks minu väga suur kliendigrupp, aga olen teinud ka loomemajandusele, IT-le, kultuurile, ma ei tea, turismile, eriti COVID-i ajal, et nüüd ka viimasel ajal olen turismile palju teinud, et siin ei saa niimoodi öelda, et mina lähen ikkagi selle järgi, nagu mida pakutakse, et konsultant peab suutma sektorisse sisse minna ikkagi, et see, et ma sektorit ei tunne, see ei ole oluline, et ma saan seda tundma, kui ma veel ei ole sellega kokku puutunud. Konsultant peab olema paindlik ja universaal. Nii, selle teadmisega me lõpetame esimese osa, mis on edulugu ja siis jätkame majandusprognoosiga. No nii, sõbrad, teine osa majandusprognoos. Mina olen Dmitri Kulikov, Business Bridge ja mul külas Kai Kraševski, toetusvaldkonna konsultant. Nüüd me räägime sellest, mis seis on Eesti turul ja kuna keskkond on väljas väga ebastabiilne, jah, käivad sõjad igal pool nüüd ja kui keeruline on täna ettevõtetel oma finantse planeerida? Ma arvan, et planeerida on ikka võimalik, et jah, et kas nüüd üle aasta on võimalik, see on teine teema, et mingis mõttes ettevõtte, kui sa oled kuskil turul teatud tootega, sa pead ju tundma seda turgu. Et sa pead olema uurinud, mis turg see selline on või turud ja mis sektor see on, et justkui peaks suutma ka endale riskianalüüsi või teha või mõtiskleda selle üle. Et sellest tulenevalt ma arvan, et 12 kuud on kindlasti planeerida võimalik. Kuigi eks need ettevõtted, kes on eksportturgudel ja kelle toore on võib-olla börsihindade või millegi sellisega seotud või siis geopoliitiliselt kuidagi rohkem mõjutatav, siis need on suurema määramatuse keskel ilmselt. Aga ma arvan, et see on võimalik. Võimalik. Mis need faktorid, mis mõjuvad, ütleme, geopoliitiline, see on sellised välised faktorid, mis mõjutavad suuremad ettevõtted, on ju arvatavasti või väikesed ka? No ma arvan, et väikest võib ka mõjutada, jah. Kütuse hind. Kütuse hind, jah, võib, sõltub jah, et mis ta selle tema ärimudeli osakaal on, kuidas see mõjutab. Aga väikest ju, eks seda kogu majanduskeskkonda ju sõltub, mis toode või teenus on, et võib mõjutada ka ju selle tarbija või kliendi ostujõud või siis meelsus, et kui julgelt tema oma raha välja käib või kas tegu on siis nagu sellise baaskaubaga või on tegu mingi mugavus või niši või heaolukaubaga, mida ei ole nii väga vaja, et siis sellised asjad, mida väga vaja ei ole eluks, need on rohkem luksuskaup või mingi selline meeldiv, et on, siis need satuvad kiiremini löögi alla, nagu on ka toidutööstuses praegu näha, et neid selliseid luksustooteid ostetakse ilmselt või selliseid häid asju ma ei teagi isegi kas kvaliteetsed, aga sellised, mis ei ole baastoode, mida igapäevaselt vaja on, seda ostetakse vast vähem ja toidutootjad küll räägivad sellest, et enamus tooted ostetakse kampaania hinnaga ikkagi. Kuidas tänapäeval alustada oma äriga? Kas on kerge või keeruline ja kui suur risk alustada ennem, kui sa saad näiteks rahastuse toetust? Eesti luuletaja Artur Alliksaar ütles, et ei ole paremaid ega halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu, et kui on ikkagi hea idee ja on soov alustada, siis tuleb alustada. Kas on kerge või raske, nüüd sõltub ju sellest kapitalimahukusest või investeeringu suurusest. Sul on selliseid näideid, kus alustati nullist ja suure kapitaliga näiteks või kaasati suure rahastus? Kohe ei tule pähe, aga ma arvan, et on ikka vast. Aga minu projektidest võib-olla mitte, aga üldiselt ikka on kuulda.
Et noh, sõltubki ju, kas see on konsultatsiooniäris on, eks ju, vaja ajuarvutit ja pole suured investeeringud, kui ta selline väike äri. Kui nüüd on suurem äri, mingi tootmine, et siis seal võivad olla, turud on heitlikud, muidugi võivad olla suured investeeringud ja võib-olla suhteliselt keeruline. Nüüd sest riskide võtmisest enne rahastuse saamist, see on see temaatika, et miks see võib vajalik olla, et kui on mingi ettevõttel, olemasoleval ettevõttel juba arendusprojekt, noh, riski tasub võtta, alustada enne rahastuse saamist, kui nii plaanitakse ära teha, siis või siis kui on konkurentsi olukord sellel äriideel või mingil arendusel on selline, et sellel on oluline elluviimise kiirus, väga oluline elluviimise kiirus, siis on mõistlik alustada. See on jah, väga oluline siis ära teha, aga samas ütleme nii, et kogu elu on risk, et ettevõtjad üldiselt on ikkagi riskialdimad inimesed ja ütleme niimoodi ka, et siis kui ettevõtja mõtleb, kas ma viin selle ellu või ei vii, kas ma võtan riski või et mis on sinu valu läbi, kas sa paned kõik oma raha sinna riskiga seod või mitte. See on küsimus, et kas sa oled valmis, peaks ise mõtlema, kas sa oled valmis nullist alustama uuesti, kui see risk realiseerub, kui ei õnnestu ja nii edasi, et siis võib-olla minu soovitus oleks ikkagi siis mitte kõiki oma vahendeid panna riski alla, vaid et kuidagi seda riski veidi hajutada, võtta mingi selline väiksem risk siis. Eesti on väike turg ja kas on siin võimalik ehitada finantsiliselt jätkusuutelist ärist? Kindlasti võimalik, aga kas see väiksus on eelis või piirang pikem? Eks väiksuses on ju tegelikult võlu ka, et mõnikord väike ei tähenda kahjumlikku üldse, aga loomulikult sõltub jälle, mis sektorisse või mis tootega minna, et mõned tootmisinvesteeringud on nii suured, et seda ainult Eesti turule sihistada on juba algselt see ei ole võimalik, et see ei tasu ennast ära. Et siis see kindlasti pole võimalik mingis teises sektoris, seesama konsultatsioon või mingi muu äri, miks mitte. Et see väiksus võib-olla tema võlu on selles ka, et on hästi, kõik tunnevad kõiki, turg on väike, et sellel turul lage saavutada võib-olla ei ole nii raske. Aga täpselt jah, et nüüd mis see investeeringu suurus on, et ma arvan, et sellise suure investeeringu puhul peaks ta juba algselt olema ka siis planeeritud mingi hetk väljapoole minema Eestist, sest et muidu see lihtsalt ilmselt ei tasu ära, et ei ole jätkusuutlik. Kas tänapäeval saada rahastus on kerge või raske, ütleme võrreldes, ma ei tea, paari või 3 aasta tagusega? Kas on muutunud midagi, ütleme, meil oli suur inflatsioon, meil on majanduskriis, oli mõtled toetuste näol? Ma mõtlen jah, toetuste näol, jah. Kas tingimused on karmistunud või raha on vähem? Investeeringud on vist kasvavad kogu aeg meil. Kui võtta Eesti toetusi, nüüd mis Eesti rahastajad pakuvad, EIS ja PRIA ja KIK ja siis tegelikult kui vaadata, kui kuulata, mis on öelnud Ursel Velve Eesist, siis EIS muudab suunda ja tahab hakata rahastust pakkuma vähematele ettevõttele teatud sihtgrupile ainult. Et siis selles mõttes on soov muutuda rohkem investeerimispangaks Prantsusmaa ja teiste näitel. Et näis, mis sellest saab, et see ei ole halb mõte, ma arvan, aga ja see sihtgrupp on väga palju kitsam, kes tulevikus justkui, keda siis toetusi taotlema on EIS-i oodatud. Et PRIA ja KIK pole selliseid, nendel on omad fookused, et need ei ole nagu muutunud. Et siin on väga keeruline, et minul konsultandina, kes on juba üle 10 aasta selles maailmas nagu sees olnud, on mure võib-olla Eesti ettevõtete osas seoses Euroopa Liidu ühisturu konkurentsiga, et kui näiteks meie naabrid Läti, Leedu, Poola jätkavad toetuste andmist tööstusettevõtetele, EIS ütleb, et meie anname ainult teatud ettevõtetele. Et siis kuidas mõjub see meie ettevõtete konkurentsivõimele selles mõttes, et nemad saavad ju investeeringu
peavad investeeringu kõrgema hinnaga tegema, kui siis nende näiteks Leedu konkurendid, oletame. Et siin see on mõttekoht. Ma loodan, et seda on analüüsitud ministeeriumites. Aga vaatame, mis see uus justkui märtsikuus avanev innovatsioonilaen EISIS, mis on vist 5 miljonit ettevõtte kohta, et mis see endaga kaasa toob ja palju mõju ta oma positiivset mõju, kes seda siis taotlema lähevad või küsima lähevad. Aga kas Euroopa fondid annavad ikka sama hästi ja sama kergelt ja me isegi ei jõua kõiki raha ära nagu kasutada? No, Euroopa Komisjoni juures toetused on ikka endiselt suunatud väga innovatiivsetele turgu lõhkuvatele või muutvatele, turgu innoveerivatele lahendustele. Seal on konkurents küllalt tihe. Raha seal on, ma arvan. Lihtsalt tuleb olla piisavalt siis uuendusmeelne oma projektides, et sellest konkurentsist läbi murda. Automatiseerimine ja robotiseerimine. Ei, pigem seal on ikkagi, see võib ka olla jah, aga seal on eri sektorites, siis nii meditsiinis, energeetikas ja nii edasi, paljudes sektoris ikkagi täiesti turgu muutvad innovatiivsed lahendused, mis siis viiksid seda sektorit täiesti uuele tasemele. Et loomulikult oleks hea meel näha, et paljud Eesti ettevõtted oleksid seal edukad. Et tavaliselt toetusvaldkonna konsultant, kes tegelevad otse Euroopa Liidust taotlevate toetustega, ütlevad selle peale, et edukuse määr on umbes 5% taotlemisel. Et kui Eesti toetuse puhul toetusvaldkonna konsultant võtab töö sisse, siis ta ütleb, et ikkagi saame toetust, sellepärast, et konkurents ei ole nii tihe. Kui ta on selle ära analüüsinud, kas ettevõte sobib, siis on see suhteliselt kindla peale minek enamasti. Aga siin on jah, et selline edukuse määr on suhteliselt madal, sest et taotlejad on väga innovatiivsed projektid kõigist liikmesriikidest ikkagi. Et see on hoopis, ja siis turud, mida sihistatakse või siis kliendigrupid on ka oluliselt suuremad. Et muidu ei isegi seda projekti ei käsitleta huvipakkuvana. Vaatame majandusseisu, et 6-12 kuu pärast, poole aasta pärast, et millised sektorid on ikkagi edukamad ja stabiilsemad Eestis? Praegu prioriteetide järgi tundub, et kaitsesektoril läheb hästi, seal on rahastus, arengud, siis ma arvan, et vaatamata kõigele endiselt IT-sektoril ei lähe otseselt halvasti, kuna see digitaliseerimise vajadus jätkub ja nii edasi. Ka siis riigitaristuga seonduv Rail Baltic, et seal on tegelikult ju toetusraha ja raha on töödeks olemas. Kellel võib olla kehvemini võib minna, kes on nüüd meie siin Euroopa kas lähinaabritest või siis suurtest riikidest nagu Saksamaast mõjutatud on puidu- ja mööblitööstus. Soome turul näiteks on ikkagi praegu ei ole väga head ajad, kuigi väikest sellist positiivset suunda on näha, aga eks need Eesti tootjad sõltuvad väga palju nendest turgudest, kuna koduturg on päris väike. Ehk siis, kuna Eesti Pank prognoosis meile natukese kasvu, ehk siis sa ei ole nii optimistlik? Ma ei oskagi nüüd öelda jah, et kui, ma ei tea, kui Saksamaa ja Soome prognoosivad ka väikest kasvu, äkki siis on meie kasv ka tehtav. No nii, sõbrad, teine blok on läbi, lähme kolmandasse, mis on nõuanne. Kolmas blok, mina olen Dmitri Kulikov ja räägin mina Kai Kraševskiga, kes on toetusvaldkonna konsultant ja nüüd on kolmas blok, nõuanne. Ehk siis, kui sa peaksid andma nõu ettevõtte juhile selles
raha, kuidas ta paremini saaks oma rahavoogu toimetada, mis see nõu oleks? No ilmselt mõne aja tagant, kui seda ei tehta, eelarvestamine või siis prognoosimine alustav ettevõtte puhul kindlasti, et see kindlasti kahjuks ei tule. Teinekord ka miks mitte mõne konsultandi käest nõu küsimine. Aga siis ka need igasugused otseselt rahavoogu mõjutavad meetmed nagu maksetingimuste ülevaatamine, aga ka kliendi portfelli haldamine, et kes on su kliendid, palju nendest on nii-öelda kuidas see portfoolio, toodete portfoolio või teenuste portfoolio ja kliendi portfell peaks välja nägema. Palju on seal riskantseid kliente, palju on seal selliseid maksujõulisi ja nii edasi, et kõik sellised analüüsi võimalused on, kus võimalused ja riskid. Läbi mõelda ja võib-olla rohkem sihistada, et mul endal on, ma näen, et teinekord mul on valida mingite klientide vahel ajahetkes ja kipud mõnikord võtma kedagi, keda sa emotsionaalselt eelistad, miks mitte. Aga tegelikult ka mina nagu iga ettevõtja peaks mõtlema, palju mul saab olla näiteks alustavaid ettevõtteid portfellis korraga, palju võiks olla selliseid kindlaid maksvaid kontserne võib-olla, et see pilt peaks olema nagu selge, et mis nende otsustega, mis mina täna teen, sest hästi palju sõltub ikkagi nendest otsustest. Kuidas see mu rahavoog mõjutab. Aga kuidas olla selline finantsedukas, ütleme, kui sa annaksid nõu noortele, et 10 aastat pärast te tahate olla sellised rahatargad, siis õppige mida? No tegelikult nüüd on seesama äriplaani koostamise oskus või ühe korra selle läbi tegemine, et üks noor inimene kas kuskil koolikursuse raames või mingis muus formaadis teeb ühe ärimudeli läbi mõtestamise enda jaoks läbi. Kuidas seda turundada, mis äri see on, kellel seda vaja on, kas vajadus on olemas, millised on tulud, kulud, kust ma tean, et nad sellised on, millised on ettenägevad kulud, millised on riskid ja nii edasi. Et tegelikult nüüd see Eesti ettevõtlikkuse õppe või mis on sisse toodud ka koolidesse, pakub juba keskkoolis neid kursusi. Ma arvan, et see on tegelikult iga ühele väga kasulik oskus ja paneb mõtlema ja paremini nagu tunnetama, kust kulud ja palju, millised on maksud meil riigis, millised on palgamaksud, millised riskid võivad olla, eriti kui veel selle keegi teadja pool üle vaatab, eks ju. Et ma arvan, et selline oskus ei saa kuidagi halba tuua ja isegi ilma ettevõtjaks hakkamata see mööda külgi maha ei jookse. No viimane küsimus, mida sinu käest küsitakse väga harva, aga mida sa pead väga vajalikuks ja tähtsaks? Et selles finantsmaailmas võib-olla. No küsitakse vast kõige harvamini, et mis on kõige suurem nagu riskikoht sellistes toetusprojektides. Ja mis? Või mis on kõige keerulisem toetusprojektides, mis raha kätte päriselt saada, on kõige keerulisem. Sellepärast, et paberi peal positiivset otsust võib ikka kätte saada. Aga nüüd, kas see ajaraam, kas need tingimused kõik, kas ma mõtlesin selle tegevuskava või need kulud või ka need seadmed või mingid tootearendustegevused niimoodi läbi, et ma ei pea 100 korda projekti hakkama muutma. Et mida parem on see läbimõelduse tase sellel koostamise tasemel, seda paremini see projekt õnnestub tegelikult ka ja seda lihtsam seda raha pärast siis väljamakseid saada. Et loomulikult projektis on lubatud muudatused ja nii edasi, aga tegelikult aruandlus tuleb ka esitada ja kui on kuskil oldud liiga optimistlik, siis see võib kätte maksta muidugi. Aga siin ka jällegi hea konsultant tuleb ettevõttele abiks, aga ettevõte peab ka ise nagu selles mõttes kaasa mõtlema, et ettevõtte juht või siis võtmeisik, et see päris nii ei ole muidu. Sest see projekt kunagi ka realiseerub, ta ei ole lihtsalt midagi paberil, ta realiseerub ka elus ja seal võivad olla nagu ikka äris mingid riskid.
mis võivad üle kanduda sellesse toetusprojekti. Sõbrad, sellega on hästi lõpetada, et saatan peitub detailides ja kui te ise kõike ei näe, siis kutsuge kindlasti konsultanti, nagu mina täna kutsusin Kai Kraševski, kes on toetusvaldkonna konsultant. Aitäh, Kai, et tulid. Aitäh vestluse eest. Teie palun pange laiki, pange subscribe'i, kõike jagage seda ja vaadake meid edasi. Mina olen saatejuht Dmitri Kulikov. Nägemiseni.